No nii. Nüüd ma siis jalutan väikses Soti linnakeses, mis on pealinna Edinburghi üsna läheda. Linna nimi on Dunfermline ja hästi niisugune mõnus Soti kogu kultuuri või ehituskultuuriga, et väga niisugune mõnus linnakene, kus ilmselt ka elavad mõnusad inimesed, et kõik see arhitektuur, see on kuidagi väga rahustav ja mitte problemaatiline, ütleme nii. Ja lihtsalt siin väikelinnas jalutades ja vaadates, et see arhitektuur on nagu üksluine, siis üks asi, mis siin ei ole tõesti üksluine, on see, et majadel on omad uksed ja uks on nagu väga tähtis igal majal. Siin on väike krunt veel, kus on nagu siis oma majad. Noh, kui nii võtta, siis ilmselt nad ongi kõik nagu Inglismaa või Šotimaa süsteemis. See boks ongi nagu meie Eesti mõistes siis meie maja. Nii et aga väga positiivse mulje jätab. Siit võikski minna, vahepeal vaadata, ma lihtsalt tulengi siit, katsun, lähen hoovi sisse, ma ei tea, ma arvan, et keegi ei pane pahaks. Siin on nagu golfi mängimise paik. Nii et tuled, sõbrad tuled, mängid golfi, palun väga. Kõik on väga mugav ja hubane. Nüüd ma lihtsalt tahakski rääkida, et edaspidi ma räägiks nendest ustest. Nagu näete, ma lähenen praegu siin uksele ja igal majal, boksil, õigemini ühel siis peremehel on oma uks, mis ei erine teistest. Nagu öeldakse, või vastupidi, erineb teistest. Et see on iga kord kordumatu ja see on nagu väga huvitav vaadata siin, ma ei tea, disaini inimesed, kes tuleb, lihtsalt tuled ja seisad ja vaatad ja mõtled, ma ei tea, mis ta sulle siis pakub, aga väga huvitav on just jälgida jah, et see uks on nii tähtis, mis näitab siis nagu selle maja, ma ei tea, kas omapära, aga noh, siin ta on. Ja et kui ma jalutan edasi, siis see tänav on nii nagu ta on. Ma lihtsalt seisangi natuke uste ees, et lihtsalt ehk on teilgi huvitav vaadata, et miks nad on erinevad või nii, ma isegi ei tea, nii et igaühele mõtlemiseks. No nii, siin on jälle näha, siin on lausa 3 erinevat ust, vastavalt siin on küll ilusti valge, kuidas keegi sellest, kuidas lugu peab, nii et niisugused uksed.
No nii, siin on lausa variant, kui igale maitsele, igale värvile, kõigile muule. Nii et palun väga. Uksed. Nii, natuke kaasaegsemad, aga siiski ikkagi minul on niisugune uks, et andke andeks, kui ei oska kojugi tulla, jäta meelde, mis värvi uks sul on, nii et pääsed siis. Jällegi siin on nagu tumeda ja siis täitsa valge. Noh, naabrimehed on siin nagu otsustanud peaaegu ühtemoodi teha, nii et seekord niipidi. No nii, natukene lisa. Siin ka natuke päiksevalgust meile, mis on nagu väga harv Šotimaal, aga ikkagi meeldiv. Noh, siin on ka pärjad ja mõned hoiavadki, nagu ma aru saan, aastaringselt neid pärgasid, nii et kuidas keegi kaunistab oma kodu, aga ikkagi uks, kõigil on erinev teistest uks. No nii, nüüd on nad selle väikse linna, vanalinna jõudnud. Ehk ma ei tea, kas ma siin nii vägagi hakkangi midagi kommenteerima. Ehk püüan see ei ole pikk täna, selle lihtsalt rahulikult läbi käia ja nautige ise. Kui te oleks täna kusagil Paides, Rakveres või Viljandis, no ma ei tea, kas oleks nii palju omapära näita Eestis. On Tallinnas ainult vanalinn. Aga siin on iga külakene vanalinn. Nii et see on jällegi minu arvamus, aga lihtsalt jalutame ja vaatame. Mina igatahes naudin seda jalutamist. Kuigi on sügis, 10 kraadi ja erinevalt teistest päevadest, kui iga päev on tohutu tuul, siis täna on tuulevaikne, nii et ainult mõnus jalutaja jaoks. Vaatame, naudime. Tudo muito aqui maluco que tá falando. Ühte kommentaari tahaks küll teha, kui ma räägin 10 kraadis, siis vaadake, lühike püks. Ei ole küll kõigil, aga uskumatu. Ma ei tea, 30% siin käivad sellega. Selleks, et ma ei tea, kas see on karastamine või mis, aga no see on uskumatu. Ma olen täielikus talveriietuses ja naudin, aga palu väga. Nautige, mis näete.
I like your shirt, or your hat, sorry. It's funny. Yeah. Do you want to keep coming to church? No. Nojah, nüüd oleks võinud kiriku liikmeks ka saada. Jälle meeldivad väiksed tänavakesed kõik. Inimesed on rahulikud, jalutavad. Ehk see on see Šotimaa. Kuidas kellelgi on. Ja kõige tähtsam on siin, et õhtuti palun väga. Kui on ka teisi inimesi, kes arvastavad muud elu, siis kus on parem veel olla kui Šoti õllepubis ja nautida seda elukest. Aga momendil see tänav hakkab ära lõppema, et teemegi väikse pausi. No nii, natukene veel selle väikelinna südamest. See küll ei ole päris see vanalinna äär nagu. Et nagu ikka, palun India, siis Tai. Toidud, värgid, kõik. Arhitektuur on ikka seesama mõnus, nii et tuled ja vaatad ja näitaks natuke inimesi ka. Näed, see kõik on väga rahulikud. Kes mida ootab, kes oma bussi, kes mitte. Et kiiret ravamist ei ole kuhugi. Nii et jah, veel kord siin natukene arhitektuuri ja tänapäeva, nagu näete. Nii et igatahes meeldiv linnakene.
ekskursandid kindlasti tulevad suurde Edinburghi. Siia ei tule keegi, noh siis vaadake minu YouTube'ist, missugune see linn välja näeb. No nii, jälle vanemad arhitektuuri, see on nüüd kesklinnast natukene eemal, kuid ilmselt see algupärane linna arhitektuur ja kõik nii edasi. Nii et nagu öeldakse, tänapäeva risttee ja siis ilusad majad, mis on nagu omaette lossid. Ja palun väga, meie reis hakkab vaikselt täna nagu lõpule jõudma, aga ikka jälle uksed. Siin on juba nagu vanemad uksed, mis on ka üle värvitud, nii et palun väga meeldiv.